Head inimesed, ma loodan, et te olete juba, kes te olete arvutite juures, head eestlased ja päriselt, kuidas päris on vale öelda, aga kõik, kes tunnevad ennast eestlastena, tere tulemast järjekordsesse Mina eestlase webinari või sellise netivestlusesse ja täna mina Tartus, Ants Johanson ja Minskis on meil Valgevene Eesti seltsi pääsuke esimees Oliver Manglus, tervist! Tere päevast! Ja kui sa kõigepealt ma näen, et Valgevenes on samuti nagu Eestiski ja vähemalt nagu Tartuski hästi ilus ilm. Selle üle võime täna rõõmustada. Selle üle kindlasti võib rõõmustada. Ma tulin paar päeva tagasi, tulime Eestist tagasi. Eestis oli terve nädal aega või rohkem sadas vihma. Saime Valgevenesse. Ma sain kohe lühikesed püksid jalga panna, seepärast 20 kraadi oli. Aga täna hommikul oli tohutu paduvihm muidugi. Nii et linn jälle ujus, Minski linn. Me oleme sellest praegu veel hetkel pääsenud. Ja aga Minskis on, kui paduvihmad on, siis väga tihti, ütleme kesklinn eriti ja mõned ka uuemad rajoonid, kus kanalisatsioon lihtsalt ei ole suuteline. Selge, aga kui nüüd räägime sellest seltsist pääsuke, kui vana on eestlaste selts Valgevenes? Esimene eestlaste selts oli registreeritud 1997. aastal Siimo ja Eva Allasse poolt. Aga 2005 tehti meile jõulukingitus ja meid likvideeriti. Kuna meie sõna või selles, ütleme, oli Valgevene Eesti selts ei tohi olla organisatsioonidel, mis ei ole riiklikud, ei tohi olla sees sõna Valgevene. Ja siis oli meil terve aasta, käisime kohus otsustas, et okei, tähendab, et läheb likvideerimisele, maksime trahvid ära ja aasta pärast oli meil 19. detsembril 2006 oli uus Eesti selts. Mida inimesed, mida nad igatsevad või mida nad vajavad Eesti seltsilt või miks te asutasite Eesti seltsi? No Valgevenes on ka juba, kui tuleb välja tegelikult, et on ka sajandeid juba siin eestlasi olnud ja eriti Vitebski kandis. Ja siin nüüd Sankt-Peterburi autor andis enda raamatu või trükiti see Sankt-Peterburis ja seal ongi pikk jutt eestlastest, kes olid kolinud või elumuredest tulnud Valgevenesse ja just, ütleme, Vitebski kanti elama. Aga ütleme konkreetselt, mis on tänapäeva eestlastega, paljud on juba siia sattunud, näiteks meie eesti keele õpetaja proua Leelis Viitina, tema on juba üle 50 aasta siin, 50 aasta olnud Minskis. Et siin on, tema on mees on valgevenelane. Et siin on, inimestel on väga palju põhjusi, miks nad on siia. Paljudel on abielu, paljudel on naised, paljudel on mehed, paljudel on lapsed siin juba, paljudel on tööd, paljud on tulnud sotsialismi ajal, osad on tulnud ka peale sotsialismi, nagu mina. Mina olen 97. aastat Valgevenes. Siin on eestlasi veel peale meie muidugi küllalt palju on, aga mis on kahju, meil on siin olnud ka reklaami ja riik on siin meid toetanud Minski linn, et saaks reklaami teha, ütleme ka natukene seltsile ja et tuleks natukene ka eestlasi juurde, aga see kahjuks ei ole nagu vilja kandnud, väga kahjuks. Ma küsin siia kohe, et see põhjus, miks Valgevenesse mindi, et kui sajandeid tagasi mindi maad ja rännati välja, et kas minna õpetajana tööle või mingile muule tööle või siis, et rännati välja, et saada maad,
et mis põhjusel sina oled siis sinna Valgevene maale sattunud? Miks? Mul on abikaasa, mul on tütar. No ja ma ütlen ausalt, ma sattusin esimest korda üldse 1986. aastal, aga need olid sellised veel enne sotsialismi langust, ütleme, aga pärast mina sattusin siia, ütleme, kõigepealt oli äriga seotud, aga nüüd praegu on see, ütleme, ikkagi mul on pere. Mul on abikaasa, Minski tüdruk. Meil on ühine tütar. Nii et Eesti naisest käis ühe valgevenelanna hing ja ilu üle. See on väga hea küsimus, aga ma vastan sulle südamest, panen käe südame peale. Mu esimene abikaasa, kes on sünnitanud 2 väga kenad tütart. Et minu austus ja ma võtan alati selle inimese ees mütsi maha ja teen talle sügava kummarduse. Me siiamaani suhtleme temaga, ütleme, minu tänapäeva abikaasa, Minski tüdruk, ka kõik suhtlevad. Me olime praegu ju Eestis ja olime Tartus. Me olime kõik koos, lapselapsed olid kõik koos. Nii et mul on vedanud ja nagu mul meeldib ütelda, et nendel ei ole minuga vedanud. Kas võib öelda, et need teised eestlased, kes seal on enamasti ka abielu kaudu jõudnud ja ma tean, et on ka mitmeid ettevõtjaid ja isegi sa ütlesid, et äri või ettevõtlus oli üks osa sinu sealsest tegevusest või on, aga enamus on vist ikka abielu kaudu tulnud. Kas on see paljud on abielu kaudu tulnud, on siia tulnud, kui Nõukogude väed viidi Saksamaalt välja, siis siit Minski tagant ehitati, ütleme 80 kilomeetrit Minskist, väga palju ehitati siin, siis siin on näiteks Andres Kubja ja nemad on näiteks, tema on tulnud läbi Soome siia, soomlased ju ehitasid ja eestlased olid siis allettevõtjad ja kes tegid seda tööd siin, nii et tema leidis enda abikaasa siit ja kes ehitab siin basseine, ehitavad eestlased ja nii, et ikka aga põhimõtteliselt on ikkagi, ütleme, tööasjus siia ikkagi sattutud. Kõige esimene punkt. Niisiis mitte abielu, vaid pigem ikkagi töö. Aga mis töö oli see, mida oli võimalik sinul Valgevenes teha või ettevõte või ettevõtlus? Ütleme, tol ajal oli palju asju võimalik teha. Meil oli tol ajal oli äri seotud Eesti, Valgevene ja Venemaa. Sankt-Peterburg konkreetselt. Et mul oli vaja lihtsalt kas või sellepärast juba tulla, et saaks äri teha edasi Eesti, Valgevene ja Sankt-Peterburg. Kas see äri käib ka praegu veel edasi sul? Ei käi enam, tähendab, see oli kahjuks, see oli ühekordne äri. Aga tulles tagasi nüüd selle üle-eelmise küsimuse juurde, et mida eestlased sellest seltsist otsivad? Miks on vaja neil koguneda? Ma saan aru, et mitte kõik Valgevenes elavad eestlased loomulikult ei ole selles seltsis, aga need, kes on, et mida nemad on otsima tulnud sinna seltsi? No paljud on esiteks suhtlemine, nad saavad informatsiooni, kellel on abikaasad või sõbrad, eesti keele tunnid, üritused, jaanipäev, jõulud. Need on kõik, ütleme, põhiasjad, mida ütleme siin Eesti selts ja siin loomulikult mitu korda on nüüd 2018 ja 2019 olid ju Eesti päev oli Minskis ja nii, et siin ikka, ütleme kas või ma ei kuule.
õige, vajutasin klahvi alla, et eesti keeles suhtlemine ilmselt on ka üks argument, miks on... Loomulikult ja see on kindlasti, et inimesed tahavad, ma näen seda väga hästi, kui on meil mingisugused üritused, ütleme, kui siin saatkond korraldab vabariigi aastapäeva või ma ütlen, et meie jõulud ja jaanipäev ja siin veel muid üritusi, inimesed kõik tahavad suhelda, sellepärast ütleme telefoni teel. No kah inimesed suhtlevad, aga see on väga minimaalne ikkagi, aga kõik tahavad, ütleme, elavat suhtlust. Aga sina oled seltsi esimees ja kui pikalt sa juba vead seda seltsi? No tegelikult ma seltsi vean juba, ütleme, 2000. aastast tegelikult. Nii et aga no see ei olnud, ütleme, 2006. aastast siis olema ametlikult. Aga miks no selleks, et juhtida ühte seltsi peab olema ju või tõenäoliselt on sul rohkem enamat soovi kui lihtsalt suhelda emakeeles või korraldada jaanipäevi, et see mingi missioon sul on, et mis missioon see on? Minu missioon on, et meid eestlasi, nii palju kui meid on siin, nii palju kui ma suhtleme kellegiga, et meid teatakse, et on siuke väike rahvus nagu eestlased. Ega peale siin, meie on ju väga palju, siin on Korea selts ja ütleme seltse on siin 29 seltsi on, ütleme näiteks Minskis. Afganistanid ja kõik afganistanlased ja nii, et lätlased, leedukad. Ei just, et see ei ole nagu mitte ainult omavaheliseks suhtluseks, vaid ka teie praegu selle kodumaale nii-öelda Eestimaa tutvustamine. Ja see kindlasti, see ma arvan, et see ongi, ütleme, meie põhimissioon ja ma ütlen, et ega mina ei ole ka meeskonnas üksinda ja nii, et ega ma ei jõua ka, see on ikkagi ühiskondlik töö, ütleme ausalt ja teeme nii palju, kui jõuame, aga no ütleme, mina kui täna esimees, siis minu ülesanne või et ma väga tahaks, et meid teatakse ikkagi, et meid teatakse veel rohkem. Minul on väga meeldiv, kui ma kuskil käin, ma tunnen, et inimesed ja mitu korda on inimesed isegi tulnud meile ligi küsinud, et kas et sa oled seal televisioonis esinesid, sa oled raadios seal kuskil Eesti päev, nii et minu jaoks on see väga meeldiv, et meid teatakse. Ja muidugi ütleme kohe ausalt ära, et Valgevene, ütleme siin Minski linnavõimud ja kultuuriseltside liit Minskis, nemad on ka teinud ju väga palju selleks, et meid teatakse. Siin on väga palju üritusi, me oleme teinud väga palju kontserte. Ja tänu sellele, et Eestis on Valgevene Eesti seltsil siuke partner nagu Venderlo-Veod Pärnust, Kalvin Eisenschmidt. Tänu temale me oleme teinud väga ja väga palju kontserte Minskis, Vitebskis, Grodnos, Babruiskis. Nii et meil on siin olnud ikkagi väga suuri üritusi, kui võtta siis neid Eesti päevad, mis on 2 korda toimunud. Eelmine aasta jäid ära, pidi olema Minskis ja Vitebskis ka Eesti päevaga jäi ära, aga siin on esimene kord oli meil 250 esinejat Eestist ja teine kord 2019 oli ligi 300 inimest Eestist esinejad. Kas ka Minski enda eestlased laulavad, tantsivad või teevad teatrit? Meil oli, ütleme, poistel oli meil trio, aga kuna ühte inimest enam ei ole, läks Manala teed, teda ei ole enam kahjuks. Ja siis poisid jätsid nagu ka selle asja pooleli. Praegu meil on ainult pereansambel Vaaks, kus on ema, isa, pojad ja seal tädi.
tegelevad, ütleme, Eesti kultuuriga, ütleme, seisavad eest ja selle eest, et meil ikkagi keegi esineks. No seda pilti ma arvan, et me just äsja vaatasime. Just. Aga ma küsin sinu käest, seda ongi väga raske öelda, aga ma arvan, et kodumaal sellest niimoodi ei pruugi keegi aru saada. Aga mis teeb sinust eestlase? Ma arvan, et kas sa oled sellele seal Valgevenes rohkem mõelnud kui kunagi kodumaal elades ja tõenäoliselt on väga palju see keel, aga kas ainult? Ei, ma ütlen, et ma panen käe südame peale, ma jään alati südamest ja minu kodumaa on Eesti. Siin mina söön ainult nende leiba, nagu öeldakse. Minu kodumaa on Eesti, ma olen eestlane. Just, aga mis sind seal teeb eestlaseks peale selle, et sa oled Eestimaal sündinud ja et sa räägid eesti keelt, et kui sa mil moel sa erined valgevenelasest näiteks, kellega sa, ma ei tea, seal samas kultuuriseltside liidus kokku saad? See muidugi väga hea ja muidugi ka ütleme teiselt poolt on see kohe küllalt raske. Me oleme kõik inimesed, me oleme kõik võrdsed, meid ainult meie kultuur ja keel. Ma nagu muud ütleme, siin ei näe midagi nagu mingit erinevust on. Jah, mina olen eestlane ja kõrval on mul slaavlane, valgevenelane või ukrainlane, venelane. Ma ei näe mingit tähendab. Mina suhtlen kõigiga. Muidugi ütlen ka selle ära, et Valgevene rahvas on viimastel aastatel väga palju muutunud. Inimesed on väga ja väga palju kahjuks muutunud. Mida sa silmas pead? Kas need viimaste aastate ei, ma ei pea seda ma ei pea absoluutselt praegu isegi silmas, aga ma vaatan, millised olid Valgevene inimesed. Ütleme, täna see on ikkagi suur vahe. Kahjuks jällegi kahjuks. Kahjuks kõik on see. Muidugi ütlen kohe ausalt ära. Aga kui sa paari sõnaga avaksid seda, et oskame ju eestlaste kohta öelda, et eestlased on muutunud palju asisemaks, selline majanduslik heaolu on tihtipeale olulisem kui kultuur ja haridus sageli. Ma julgen arvata, et kui meil ei olnud oli majanduslikult kehvem seis ja ka unistused ei saanud olla nii suured, siis nüüd sageli või üsna sageli makstakse lõivu just haridusele selleks, et saavutada mingeid majanduslikke mugavusi ja mõnususi, et kas sa pead seda sama silmas valgevenelaste juures? Ma arvan, et kindlasti see on üks faktor siin. See on, nagu öeldakse, Eestis on, ma kasutan ka siin, et eestlase kõige parem lõuna on teine eestlane ja ma kasutan seda väljendit ka siin Valgevenes, ma ei karda seda ütelda, ütlen kohe ausalt. Ma vaatan isegi, kuidas inimesed liikluses, inimesed on läinud närvilisemaks. Ma olin nüüd kodus, ma olen ise autoroolis ja ma nägin, mõnikord nägin, kuna sõideti üle punase tulega ja ükskord nägin või paar korda nägin, kuna tehti, tähendab, ütleme, möödasõit ja ettesõit autole. Aga siin ma näen seda iga päev. Iga päev, nii kaua kui ei lähe seadused ja ei hakata karistama, ei juhtu midagi. Ma muidugi see on jälle halb, et inimesed nii teevad ja et peab hakkama neid karistama. Näiteks siin on eile sõidame prouaga maale, meie sõidame enda õiges reas, paremat kätt on meil, kus on bussirada, kus on A tehtud. A-märk, eks ole, võib ainult sõita buss. Proua ütleb, et kuule, vaata, kõik on meie reas ja veel üks äärmine rida, mis läheb paremale. Et keegi ei riku, keegi ei ole praegu bussireas. Nii. Aga tuleb üks vend,
paneb rahulikult sellest reast, kus peab ainult buss sõitma, aga seal on kaamera, nüüd on sinna kaamera ülesse pandud. See oli testirežiimil, aga ta mingi paar päeva, 3 päeva tagasi lülitati sisse, nii et vend sai jälle laksu kohe ära. Selle eest, et sõitis bussireas. Ja näiteks Tallinnas, kui me sõitsime Viimsi, ma ei näinud, et keegi sõidaks bussireas. Aga siin on seda väga palju. Et kas või siuke väike asi, ütleme liikluses on inimesed väga palju muutunud. Aga kirjelda, kui sa näed muutust, siis sa oled näinud ka teistsugust valgevenelast või teistsuguseid valgevenelasi, et missugune need valgevenelased, kellega mina olen elus kokku puutunud, erakordselt südamlikud, erakordselt avatud, haritud ja eriti mina olen ka muusikutega kokku puutunud, erakordselt toredad inimesed. Missugune see valgevenelane siis võiks olla, mida ta enam ei ole? Ei no, vaata, sa ütlesid väga palju, et on väga palju häid inimesi. See on selge, aga kõike head inimesi, me ei saa tähendab kedagi alustada praegu isegi. See ei ole minu ülesanne, et kedagi, ma lihtsalt, sina küsisid, mina vastasin, eks ole, mis on muutunud inimestega, eks ole, inimestega on tõesti muutunud. Inimesed on lihtsalt muutunud ja ega me ei saa ütelda, et kõik inimesed on, ei, loomulikult, et ei ole. On väga palju kõiki, kellega mina igapäevaselt näiteks suhtlen, kellega iga päev ma näen, kas telefoni teel väga viisakalt räägitakse sinuga kõiki palun ja tänan, aga igasugust suhtumist. Nii et see on siuke kahe otsaga asi, ma arvan. Aga kirjelda valgevenelast või et jälle, et kui kindlasti on mingi vahe, kas on, ütleme, et keeleliselt ollakse ju lähedal Poolale, keeleliselt ollakse lähedal Ukrainale, Venemaale, venelasele, aga milles on see valgevenelase nagu eripära või võlu, oskad sa seda öelda? Valgevenelane on olnud, ütleme ausalt, sajandeid ikkagi tööinimene ja ta saab praegugi tööga hakkama ja ma arvan, et väga hästi hakkama. Ma arvan, et näiteks kui Eestisse tahetakse võtta, tegelikult ma pean ütlema poolakate kohta. Kui poolakasle antakse valida, kas võtta ukrainlane tööle või valgevenelane, ta võtab loomulikult valgevenelase. Ja ma arvan, et ka paljud Eesti ettevõtjad võtaksid ukrainlaste asemel tööle valgevenelase. Nad teevad enda tööd, nad teavad enda tööd. Paljudel on ju vene kool on taga, ütleme paljudel arstidel, õpetajatel, spetsialistidel on väga hea. Valgevenes on praegu siiani veel väga hea haridus. Jah, on tasuline haridus, on tasuta haridus, aga see on väga heal tasemel veel. Siin praegugi on üks Preili, kes õpib, ma arvan, et neid on veel, kes õpib arstiteadust siin Minskis, Eestist. Nii et ma arvan, et ta on ikkagi, nii mitmedki maad tunnistavad neid, Poola ja Leedu, kui ma ei eksi, tunnistavad ka siin Valgevene tohtrite diplomeid. Nii et see, mina arvan, et see on väga suur pluss Valgevenele. Kas on veel mingid asjad, mida sa oled märganud, mida sa teiste rahvaste juures või loomulikult inimene on inimene, aga kui meie kohta, eestlaste kohta öeldakse, et me oleme, ma ei tea, aeglase võitu või mõtlikud või valgevenelased, mis nad on teistmoodi kui venelased või mismoodi nad on teistmoodi kui ukrainlased, slaavlased, ühtepidi ju slaavlased kõik. Keel on teine, aga kui nii tohib öelda, siis rass on ju see sama, aga seal on kindlasti mingisugused omad võlud. Omad võlud on neil kindlasti.
ütleme, valgevenelane poole, valgevenelane klaadisti, kuidas see eesti keeles on, et ta on rohkem nagu paindlik, ütleme, kui venelane või ukrainlane. Ja ütleme, iseloomult on nad ka rahulikumad kui venelased või ukrainlased. See on kohe 100%. Nad ei taha midagi, ütleme, sihukest, ütleme, sõjaga või sõjakisaga saavutada, aga juhtub kõiki muidugi. Aga kirjelda palun või tutvusta, mis üritusi siin kultuuriseltside ühenduse kaudu. Loomulikult ma märkasin seda 2019. aasta suurt kontserti, mis te korraldasite ja kui palju selliseid suuri kontserte te kokku olete korraldanud ja mis tegevused veel teie seltsis toimuvad? No seltsis eesti keele õpe, see on muidugi praegu väga minimaalselt, kuna proua Leili on ikkagi juba vanema põlvkonna inimene, aga tänu sellele, et kultuuriseltside liidul on omad ruumid, meil on siin võimalik, isegi kui meil oleks oma ansambel, kõiki proove teha ja ruumid on meile antud ja praegu ma olen ka kultuuriseltside liidus. Nii et mul on siin praegu kabinet, olen üksinda, laupäev, eks ole. Aga üritusi me oleme teinud väga palju üritusi ja me teemegi üritused põhiliselt kõik läbi kultuuriseltside liidu. Siin on nüüd meil siis eesti keele õpe käib, see on veel, kui Valgevenes oli Eesti konsulaat, siis nende ruumides oli meil, nemad lahkelt andsid meile ruume, me saime neid ruume kasutada ja seal kohe keskel istubki proua Leili Sviitina. Nii et vot nii ja mis on väga huvitav, et siiani veel on väga suur huvi valgevenelastel eesti keele vastu. Mitte ainult need, kellel on, ütleme siin abikaasad, aga nüüd tänu sellele, et paljud inimesed tahavad riigist ära sõita ja on võimalik sõita ja just Eestisse. Põhiliselt on need IT-spetsialistid küll ja ka tunnevad väga eesti keele vastu huvi. Kas sellel fotol, mida me siin vaatame, see on juba mituteist aastat tagasi? Ja see on 2008. Kas siin on õppijad eestlased või valgevenelased? Siin on kõik üks proua kindlasti on veel siin, kellel on, kes on ise Eestist, aga jah, eesti keelt ta ei teadnud, aga siin on Artur Jermolin, Mustas ülikonnas poiss, kes lõpetas väga hästi need kursused, ta käis ma arvan, et 5 või 6 aastat käis nendel kursustel ja tema unistus oli sõita ära Valgevenest Eestisse, tal on juristiharidus ja nüüd on tal Eestist on tal abikaasa, ka slaavlanna, aga mõlemad räägivad eesti keelt, mõlematel on Eesti passid ja ärid Eestis. Nii et on väga tublisi inimesi, kes tahavad püüda ja saavutada midagi. No see on ka meie koolid, see on ansambel, meie ansambel. Siin on nüüd siin on Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, kui ma ei eksi, 2009, ma võin eksida siin. Vot see on üks eelmine, vot see pilt, see on kõige esimene Eesti seltsi jaanituli 1998. aastal, kus olid eestlased, said juba niimoodi tõsisemalt kokku. Et juba üle mitmekümne aasta on sellest möödas.
see on nüüd siis Eesti päev jälle Minskis. Nagu ma juba ütlesin eelpool, et väga palju esinejaid, meil on kõik esinejad ikkagi Eestist, et tuua siia Eesti kultuuri, et meid rohkem teatakse ja ka Eesti köök. Viimane kord oli 2019, oli 2 Eesti kööki meil, tehti kala küpsetati, tehti kalakooke, tehti võileibu, nii et oli väga huvitav ja väga hea, et niisugune üritus toimub ja loodame, et see saab ka nüüd tulevikus ikkagi olema, kui saab nüüd see nõnda nimetatud viiruseperiood läbi. Sellepärast, et eelmine aasta pidi meil, see on ka nüüd, see pilt on ka siin jälle sellest samasest üritusest meil, mis toimus siin Minskis. Aga see nendele üritusele on väga, ütleme, Minski linnavõime on sellele käe alla pannud. Meile antakse Raatuse plats, kui sa oled Minskis olnud, siis sa tead seda. Ei tea. Ja Minski linnavõim annab meile selle, ütleme, platsi ja kõik siukesed sellega nagu ja isegi helitehnika ja siuke asi ka antakse meile kõik, ütleme, riigi poolt. Meie peame jälle tegema kirjakesed, et me tahame seda ja siukesed, nii et ega ilma kirjadeta ja suletööta ka siin hakkama ei saa väga, aga ma ütlen, et kultuuriseltside liit ja linnavõimud tulevad vastu ja ma veel kord kordan, kui oleks Calvin Eisenschmidti Eestis Pärnust siis ma arvan, et neid üritusi, ma arvan, et ei oleks meil. See on ikkagi lõppkokkuvõttes see meeskonnatöö. Siin on kultuuriseltsiliidud, siin on saatkond, siin on Eesti selts, siin on sponsorid. Eesti seltsil on ka sponsorid. Et see on ka olnud tükk tööd, aga sa küsisid siin äride ja värkide kohta, siin olengi, kuidas on sponsorid tulnud, tähendab, või ma olen aidanud siin ja nüüd on nad siis aitavad meid. Kas noored või järgmine põlvkond on ka seda meelt, et seltsitegevuses osaleda? Praegu ütlen kohe ära, et ma väga loodan muidugi, et Vladimir Anufrievi poeg Dima, ma väga loodan, et ta käib, ta on praegu ise ka Eestis, muidugi Eestis õppis veel ja töökoht on praegu Eestis. Ta ikkagi tulevikus, ma loodan, tähendab, et ta hakkab võtma ka rohkem osa. Ja ütleme seltsitööst. Ta praegu ka, kui on seal mingid seminarid või kust on, mis on, ütleme, Eesti poolt organiseeritud, et ta saab käia või mina ei lähe, ei saa minna või kuidas, ega sellepärast praegu ei ole, ütleme, täna riigist ei ole, Valgevenest niisama lihtne välja sõita ei ole. Tavainimene täna riigist välja ei saa. Olgugi, et tal on viisad võivad olla, aga ta niisama lihtsalt riigist välja ei saa. Mina kui Valgevene Eesti seltsijuht, mina teen ise isiklikult endale käskkiri, et saata Oliver Manglus komandeeringusse Eestis. Ja niimoodi ainult saab. Ja nüüd kui me prouaga tulime üle piiri, ühtegi autot ei olnud, kui läksime. Väga valgevenelased, väga soliidselt, palun kõik ilusti, tähendab, nii et väga meeldib, tagasi tulime ka täpselt sama. Nii et kas see on antud korraldus? Ja mis on väga huvitav, et ma ei taha nüüd ära midagi ütelda, aga kui miilits näeb Eesti numbrit, ma sõidan siin Eesti numbriga autoga, ta ei näeks mind. Ta pöörab lihtsalt käe või see kõrvale pea, et ta peaasi, et ta mind ei näe. Ja siin alles enne ärasõitu koju oli siuke juhtum, et juba hakkas keppi üles tõstma seda, et peatada meid kinni. Või nägid Eesti number kohe ära, kao minema. Ma ei tea, kas on antud käsk, ma ei tea, aga see tuleb. Muidu ikkagi vahepeal ikka peatati kinni siin, ennem neid sündmusi ja kõik, aga kuidas nüüd, ma ei tea. No tõenäoliselt, kui sa ikka rängalt reegleid rikuksid, ma arvan, et vaevalt, et siis nüüd silm kinni pigistab.
Ei, siis ei pigista keegi silma kinni ja ega mina kui välismaalane, ma pean väga ettevaatlik olema, kuna mul on ajutine elamisluba ja kui mul oleks isegi elamisluba Valgevenes, mul on nõnda nimetatud abikaasa viisad, mida ma teen iga aasta. Ja kui ma näiteks rikun 3 korda, siis ma võin koju saada juba õnnekirja, aga mida tähendab 3 korda rikkumist? Kui ma olen sõitnud näiteks kuskil kaamerasse sisse, nii kaua kui miilis mind kinni ei peata, on kõik okei. Nii kui miilis mind peatab kinni ja ma tunnistan ja maksan selle trahvi ära, siis see tuleb kohe jookseb migratsiooniametisse, et Oliver Manglus on rikkunud liiklus 3 korda. Ja mida tähendab see minu jaoks? See tähendab, et mind saadetakse riigist välja 24 tunni või 48 tunni jooksul. Et see ei ole siin on väga, peab ikkagi ettevaatlik olema. Loomulikult. See vist nagu seaduse järgimine ei sõltu isegi mitte riigi korrast. Ei, muidugi see riigikord siia, see on seadus lihtsalt, see on nii nagu Eestiski, kaamerad üles pandud või politsei peatab kinni, mind ka peati kodus kinni, sõitsin maal ja nad olid eraautoga ja ka politsei riides ja ma mõtlesin, et mida nad nüüd tahavad. Aga ütlesid, et tahame, kas sa viina joonud oled, et ma hingaksin sellesse aparaati või mis seal on ja kõik ütlesid, tere päevast ja head teed teile ja kõik. Väga meeldib. Ma arvan, et see, et valgevenelased me kõik oleme muutunud ja eriti siin internetiseerunud maailmas, ma arvan, on kõik ühiskonnad väga tõsiselt muutunud, sest et see aina kiirenev infokiirus lihtsalt ajab inimesed segadusse. Inimesed enam ei saa aru, kas vanad reeglid kehtivad või tulevad kogu aeg uued reeglid ja need informatsioon vahetub nii kiiresti, aga ometi ainuke, mida meie siin Eestimaal Valgevenest kuuleme, on poliitika ja need väga keerulised poliitilised suhted aga mida me võiksime veel Valgevenest teada. Ma omalt poolt oskan öelda kohe, et oma lapsepõlvest ma mäletan Valgevene traktoreid Belarusse ja ma mäletan ka vist, kas ka jalgrattatehas ei olnud mitte. Minsk oli minu arust ka jalgratas ja mida me veel võiksime teada Valgevene nii tööstusest kui ma ei tea, kultuurist? Ütleme, Valgevene, meil on Valgevenega väga palju selles mõttes ühist, et meie rahvariietuses on ornamendikad ühesugust on. Juba see on meil rukilill, on nendel, rukilill on meil. Väga lauljad, nemad on ka muusikat armastavad, laulavad ja tantsivad. Aga ütleme suurtest tehastest ja praegu on väga suur, on Belaisi tehas, mis teeb neid kõige suuremaid kallureid, need on Eestis ka neid mootoritehas, on kuullaagritehas, külmkapi tehas, televiisoritehas on, väetist toodetakse siis kus töödeldakse ümber toornaftat, mis tuleb põhiliselt kõik Venemaalt. Ja mis siin veel väga palju arenenud on, ütleme, IT, see arvuti ja need arvutimängud ja see programmide tegemine väga on arenenud. Mis siin veel väga palju on, ütleme, Hiina, Venemaa investeeringuid siin ja suuri investeeringuid. Ma veel siin nüüd oskan ka ma rohkem ütleme, mis tööstust, et need oli, nagu ma ütlesin, need põhitööstus. Praegu on, ütleme, ka puit on
puit on praegu väga aktuaalne, kuna puiduhinnad on praegu maailmas üleval ja niisama on ka Valgevenes, nii et praegu on, ütleme, ka puidule väga hea turg Valgevene jaoks. Ütleme neid, kas Eestisse praegu traktorid müüakse, seda ma ei oska ütelda, aga siin mõned aastad tagasi kaubavahetus oli Eesti ja Valgevene vahel oli kuskil 156 miljonit. Ta on kõikunud, ütleme seal 150 ja 130 vahel, aga kõige parem aasta on olnud, mis mina olen vaadanud statistika järgi, 156 miljonit dollarit. Sellest siis 90 miljonit tuleb Valgevenele, Valgevenes läks Eestisse põhiliselt, siis läkski, ütleme, väetis, kütus ja seal, ütleme, ka traktoreid ja veel midagi. Eestist tuli siis tagasi paber ja tehnoloogia, kohviuba. Need olid siis, ütleme, mis puudutab siis konkreetselt Eesti ja Valgevene kaubavahetust. Mina omalt poolt tean vist ainus tegelikult, kellega ma lähemalt suhelnud olen, on etnotrio Troitsa, on üks rahvamuusika trio. Me oleme kohtunud nii Eestimaal kui Valgevenes ma pole käinud, aga oleme ka kohtunud Saksamaal. Ääretult folkloori tundlikud ja samas ka džässi ja rocki võiakuga muusikud. Ja ma kujutan ette, et Eesti muusikutel võiks olla küll Valgevenes kuulajaid. Pidulikult öeldes või ettevõtlikult öeldes on turgu. Aga missugusel ettevõtlusel võiks olla Valgevenes turgu, et kui eestlane tahaks tulla äri ajama, ettevõtlust tegema Valgevenesse, millega ta võiks tulla? Ma arvan, et siia, kui on inimene ettevõtlik inimene ja on finantsiliselt garanteeritud, et ta suudab teha seda siin, ma arvan, et iga äri siin on, siit võib vaadata, ütleme, kinnisvara võib vaadata, võib metsandust võib vaadata, võib kalandust, võib kaubandust vaadata, ütleme näiteks ehitust, seda on natukene raske, seepärast see on, ütleme, venelaste käes ja valgevenelaste käest ja hiinlaste käes. Aga ütleme siukesed ma arvan, et ikkagi, ütleme, kaubandus ja loomulikult ka toota on võimalik siin, miks mitte, tähendab kõik, ütleme, ma ei oska nüüd konkreetselt ütelda, mida võib-olla on siia kasulik ja õmblustseh mingid õmblemisega tegeleda, võib-olla puidutseh teha, võib-olla betooni teha, betoonitehas, nii et siin on, ütleme, täna on ikkagi Valgevenes niisama palju võimalusi kui Eestis, aga nagu ma juba praegu saan aru, et Eestis jääb ikkagi paljud asjad piiratuks ja ma arvan, et Valgevene kui eestlaste jaoks, see on minu isiklik arvamus, et Valgevene peaks lähiaastatel olema eestlaste jaoks väga huvitav, ütleme siis, kui ausalt välja, rahapaigutus maakoht. Kas praegused keerulised olud või ühiskondlikud suhted ja tõenäoliselt ka riikide vahelised suhted sellest, et kas need praegu ei takista äri alustamist Valgevenes? Ma ei näe praegu seda. Sul peavad olema puhtad paberid, sinu partnerid peavad olema Valgevenes puhtad poisid, nagu valge paber. Ja kui nad on seda, siis ei ole mingisugust probleemi, siis võid siin vabakaubandustsoonis avada enda firma ja saad küllalt palju soodustusi ja võid kellegiga koos teha, võid ise avada firma endale, võid kinnisvara osta, võid korteri osta endale, seda probleemi täna kindlasti ei ole, aga kui sa oled, ütleme, halvale teele läinud, siis võid kõik kaotada. Ja väga lihtsalt. Mõtlen, et äkki, kui sa nõus oled, vaatame veel natuke neid pilte, mis sa
mis sa meiega jaganud oled, et ma ilma kindla järjekorrata jagan neid ja pärast seda just tahakski teada, et missugustest sündmustest või missugusest tegevusest Eesti seltsina ja eestlastega sa nagu unistad või mida sa tahaksid, et veel toimuks, aga vaatame kõigepealt pilte. Mul hetk läheb aega nende jagamisega ja kohe siis me saame juttu üles võtta. Ja, siin on meil järjekordne Eesti seltsi jaanipäev ja see on kuskil aastast 2010. Ja siin on meie keskel on meie, oli kõige vanem Eesti seltsi liige, kes istub praegu selle rohelises kleidikeses on Liidia Paratkova. Ta on sündinud Eestis, puhas eesti keel oli tal ja ka arvatavasti ta kolis ära, seepärast ta elas Prestis üksinda ja kolis sugulaste juurde, kui ma ei eksi, siis Pihkva. Nii et ma kahjuks ei tea tema saatust rohkem. Aga ülejäänud kõik on siin elu ja tervise juures. Siin on arvutiklahvidega ja ma nende arvutiklahvidega korraga rääkida ja üks hetk teen uue katse veel seda kõike teiega jagada ja mõni pilt siin nüüd jälle kordub. See on nüüd see teie pereansambel. Ja, see on meie pereansambel, kelle muide riided on ka õmmelnud kõik Valgevene riigi kuludega. Ja ükskord on meid ka aidanud Eestis, kui härra Valter Hammer oli veel, siis aidati meil ka teha 3 inimesele või 4 inimesele rahvariided. Aga muidu väga suur toetus on praegu ütleme nendele rasketele aegadele vaatamata isegi on siin ikkagi ütleme Minski linnavõim ja kes rahastavad, ütleme Valgevene Kultuuriseltsi liitu ja nende käest tuleb ja raha saame, ütleme näiteks siin kostüümide õmblemiseks või kellelgi on vaja mõni instrument osta, siis ikkagi aidatakse. Et rahvaste sõprus ei ole ununenud. Absoluutselt kuskil ja praegu on nüüd siin meil 11. on väga suur, 11. septembril on väga suur kokkusaamine, kus tulevad kõikide seltside esimehed. Meil on palutud selga panna minul näiteks Eesti rahvariided ja teistel siis omad rahvariided ja võtab Minski linnapea, võtab kultuuriminister ja seal veel palju, ütleme, kes on linnavõimu juures, võtavad meid vastu, kuna on tulemas järgmine aasta Grodnos järjekordne festival, kultuuriseltside festival, mis toimub juba esimene oli 1994. Meie kui eestlased, meie oleme võtnud sellest osa nüüd viimasest 6 korda oleme meie osa võtnud ja iga üle 2 aasta. Eelmine aasta jäi jälle ära. Nüüd loodame, et ikkagi sel aastal ja nüüd see üritus 11. septembril ongi meil, et avatakse siis, ütleme, seekord Minskis juba, ütleme need avavoorud, kus saavad tulla esinema, kas nad pääsevad Grodnosse või ei pääse. Muidu oli see 3-päevane üritus, nüüd tehti, kuna finantsidega on ikkagi igal pool probleeme, tehti 2-päevane ta. Kõik maksis hotellid, söögid, transpordikulu jälle maksti
riigi poolt, et meil ütleme siin mingisuguseid kulusi nagu ei ole. Kulusi ainult nii palju, kui me tegime Grodnos, tegime seal natukene Eesti kööki, et saime Eestist kas Selverist, põhiliselt Selver, Eesti Kaubanduskeet, nemad on meiega sponsorid, kes on meid iga aastal toetavad jõulude ajal ja kui on ka need Grodnos üritused üle 2 aasta, siis nad ka meile käe alla pannud. Missugust Eesti toitu võib Valgevenes leida? Kas on ikka? Ma arvan, et ma jään ikkagi vastusse võlgu. Ma olen siin ise teinud 2 korda ju Valgevene televisioonis on mul au olnud 2 korda kokata, teha Eesti toite. Kõrvitsat ja siis eeringat ja mis ma kartulipruttu ja mulgikapsast ja mis ma olen seal teinud. Nii et see on televisioonis mitu korda olnud. 2 korda olen olnud. Aga kauplusest ei leia? Ennem võis midagi leida isegi, ütleme siin sprotte või oli, ma mäletan omale isegi ketšupit ja midagi oli, aga ütleme praegu, täna, parem kui ma jään vastusse võlgu, aga ma arvan, et see on ikkagi ei. Väga palju loomulikult Ukrainast on, Poolat on, nemad on ikkagi lähiriigid ja suured riigid, aga Eestist ja ma jään praegu, ma ei tea, kuidas Leeduga ja Lätiga olukord. Läti sprotid, ma arvan, et Läti sprotid on sees, seepärast lätlane on kõva lobitöö tegija. Et Läti sprott on sees. Aga enne kui me lõpetame, tegelikult mul oli väga huvitav ja sai mitu asja Valgevene kohta täiesti uut teada, mitut. Missugusena sa tahaksid näha Eesti seltsi tegevust või missuguseid sündmusi sa tahaksid korraldada? Või sa tahaks, et keegi eestlastest seal korraldaks neid? Ei, mina tahaks, ütlen kohe ausalt, mina tahaks, see minu arvamus, aga ma ütlen, ma tahaks. Ma ei ütle, et ma tahan, aga ma ütlen, et ma tahaks, et oleks rohkem toetust Eesti Vabariigi poolt. Tänu nendele sündmustele, ma arvan, et meil on väga väike lootus saada Eesti poolt toetust kas või nendele inimestele, kes tahaksid siia tulla, ütleme järgmine aasta, kas Eesti päevale, võib-olla Grodno, võib-olla siin traktoritehasesse, võib-olla autotehasesse, võib-olla veel kuskil. Me oleme, nagu ma ütlesin eelpool, et meil on väga palju kontserte olnud veteranide majas ja väga palju. Ma ei oska siin neid kohti isegi, ma arvan, et üles lugeda selle aja jooksul. Et tahaks, mida ma tahaks, kui on võimalik, et ikkagi oleks toetust rohkem nendele inimestele, kes tahaksid tulla Valgevenesse esinema siin tulevikus. Ütleme, mis puutub konkreetselt Eesti seltsi, meil praegu mingisugust materiaalset vajadust, meil on kõik olemas. Ütleme, selle koha pealt meil nagu probleeme ei ole ja nagu ma olen ütlenud, meil on ka head sponsorid, aga kui tuleb riigi poolt ka mingi abi, on see väga hea muidugi. Ja ma ütlen, et meid on veel kord toetanud ikkagi saatkond, ilma saatkonnata me hakkama ei saa. See on ikkagi Eesti pean saatkond siin, siis meie oleme siin nagu väiksemad tegijad. Aga tahaks loomulikult rohkem Eesti kultuuri ikkagi minu kui Eesti seltsi esimehe ülesanne, et meid rohkem teatakse. Kui 20 aastat tagasi, kui rahvaloendus oli, hinnati, et kuskil 450 inimest siin, läks 10 aastat möödas 250, kes ütlesid, et nad on eestlased.
Ja nüüd oli ka, kas oli sel aastal või eelmine aasta oli rahvaloendus ja seda ma ei teagi. Ma ei ole nagu statistika isegi näinud, et kui palju meid on jäänud siin järgi, aga ma arvan, et meid on ikkagi väga ja väga vähe jäänud. Seepärast, et ikkagi siin, mina ei ole ju vana, ma olen 58, aga ütleme nooremaid, ega siin ma ei teagi, kes oleks, ütleme, minust siin nooremaid. Võib-olla on kindlasti. On paar inimest on, aga seal on ka võib-olla 5 või 10 aastat vahet ainult. On. Et kultuur ja sõprus, Valgevene, Eesti, Eesti, Valgevene. Meil ei ole teist teed, nii et edasi. Kas meie klassikaline muusika, ma just hetkel äkki avastasin selle küsimuse enda, kas meie klassikalise muusika on Valgevenes kuulda olnud? Ma mõtlen võib-olla ka kõige suuremaid nimesid, ma ei tea, Arvo Pärt või Veljo Tormis, aga võib-olla ka teisi veidi vähem tuntud heliloojaid, et kas klassikaline muusika, ooper, isegi operett, kas need ka kuidagi on Valgevenesse jõudnud Eestist? Eesti ballett on olnud siin, siis on Eesti orkestrid, siin on Eesti dirigendid käivad siia, mitte ainult filharmooniasse, aga käivad suures teatris, nii et eestlased, ütleme, Eesti muusika on siin ikkagi, ütleme, siin Pärdid ja kes on veel Tormised, no ma arvan, et need on siin ikkagi väga tuntud ja seda enam, et need on alati programmides sees. Kus on, ütleme, Valgevene või Vene heliloojad või kes nad ei ole, on alati ka eestlased sees. Et see on, ütleme, see on väga kõvasti paika pandud praegu juba, ütleme, riiklikul tasemel. Ütleme, siuke muusika ja mis on seotud siukesed, globaalne. Ma nüüd küsin nagu lihtsalt selle imeliku elevandi küsimuse, et ei huvita, mis elevant meist mõtleb, aga et kuidas sa ütlesid, et on palju valgevenelasi, kes tahavad eesti keelt õppida, et neid on, et kuidas Valgevene suhtub Eestimaasse praegu, sest et meie just need samad poliitilised erinevused ja see riigikorralduse erinevus ja ideoloogiline erinevus on päris suur, et kuidas, et kas pärast Nõukogude Liidu lagunemist küllap on ka neid või nähakse ka kapitalistlikke vaenlasi eestlastes? Ei, ma seda mingil juhul ei näe, et eestlastest nähakse mingid, ütleme, lihtinimene, kindlasti seda ei näe, kes teevad meile halba, ainult poliitikud teevad meile halba. Ega meie ei tee, tähendab, meie, Ants, sinuga me ei tee, me täna suhtleme normaalselt ja väga hästi, eks, mina leian. Ja meie tahame just midagi teha, nagu ma veel kord kordan, et meid teatakse. Valgevenelane tahab, valgevenelasi Eestis ligi 20 000, kui ma eksi. Ja meid on siin nii vähe, aga me ikkagi tahame teha. Me tahame teha, et kordan, et meid teatakse. Et ma ei näe siin, ütleme seda, halba teevad ainult meile, halvad poliitikud. See on nüüd küll võib kummaline hetk lõpetada, aga üsna reljeefne, ütleme niimoodi. Et ma arvan, et paneme täna jutule punkti enne, kui sinu telefon päriselt tühjaks saab, et sa saad ta uuesti kodus laadima panna, kui sa koju jõuad. Aitäh, Oliver, selle vestluse eest ja kui kellelgi on küsimusi, niimoodi seda ma pean vaatajatele ütlema, kes näiteks Facebookis vaatavad või ka YouTube'is, et vestluse käigus on väga raske. Kui te olete meilt nüüd midagi küsinud või Oliverilt küsinud, siis on praktiliselt võimatu seda vestluse käigus jälgida, et nii osav interneti ja selle Zoomi kasutaja ma ei ole, et kui sinul on küsimusi, Oliver, või minul on küsimusi, et siis me vaatame neid tagantjärele ja vastame Facebookis või YouTube'is siis teile, aga aitäh vaatamast, kes te vaatasite ja aitäh, Oliver, et sa olid nõus rääkima.
Ja kõigile kõige paremad tervitused Minskist, edu, tervist ja armastust kõigile. Olge tublid Eesti inimesed.